Tervist, Intrak Eesti müügispetsialist Lauri olen mina. Vaatame täna Manito mudelit 741. See on siis Eestis enim müüdud mudel meil põllumajandusse. MLT tähendab siis Manito Loader Telescopic ehk siis Manito laadur teleskoopnoolega. 741 näitab siis 7 meetrit tõstekõrgus ja 4,1 tonni tõstevõime. 140 on mootori hobujõud ja V+, Vario Plus siis astmevaba käigukast. Antud masin premium varustusega, peal on ka EcoStop ehk siis automaatselt mootor seiskub, kui juhti pole kabiinis. Aega saab ise muuta. All on siin panipaik. Kannatab see 10 kilo, hea mugav. Veidus suuremate pritsmete eest. Siis massilüliti, siis taga on aku ja siin on hüdroõli näidik. Ja vaadates sisse, siis tegemist on jälle Manito Easy Stepiga, kus on hea mugav sisse astuda ja ei löö jalga ära. Masin on siis hüdropumba tootlikkus on 170 liitrit minutis ja surve 270 baari. Siin all on peidus siis välimine kabiinifilter ja klaasipesuvedeliku paak. Taaskord kollane nupp, mis on siis Easy Connect System. Hoides seda 2-3 sekundit on hea lihtne siis vahetada lisatööorganeid, võtab siis surve maha. Töötuled, ees taga 2 standardis, poomituled 2 tükki, teelsõidutuled, Dana Spicer sillad, siis väljavõte mastil, mis on olemas kõigil MLT mudelitel. Siia ka siis tehasest juba peale tellitud hüdrauliline kiirlukk ja mugav tööorganid vahetada, ei pea väljuma kabiinist. Ja nagu ikka Manito MLT mudelitel, siis esiklaas on kõik ühes tükis koos katusosaga ja väga hea nähtavus. Masin on siis maksimaalne sõidukiirus on 40 km tunnis. Siin on siis õhu eelfilter, ise puhastuv, siis õhufilter, mootoriks jälle Deutsch, 100 kW, 3,6 liitrine, kütusele eelfilter, kütusefilter, jahutusvedelik, peal taaskord AdBlue süsteem ja ka tahmapõletus. Hooldusvälp 500 töötundi, määrdevälp nüüd siis 50 töötundi. Või siis, kui on karmimad olud või siis pestakse väga tihti masinat, siis tasub ka määrdeniplit tihedamalt üle käia. Siis on Dana Spiceri sillad ja kõik ventiilid on alati kaitstud. Tagasi jälle hüdrauliline haakeseade, määrdeniplid, hüdropidurid, elekter taha ja hüdroväljavõte. Nii AdBlue paak, mahuga 10 liitrit, diislipaak 120 liitrit ja hüdroolipaak on tal 130 liitrit. Siis taga käänmike määrdeniplid on ilusti jälle välja toodud. Vanematel masinatel pidi ronima sinna alla, et saada ligi määrdepüstoliga. Taga ka peegel konksu jälgimiseks ja saadaval on kaamera. Kaamera saab tellida siis kohe tehasest peale. Tagumise kaamera pluss ka parema küljekaamera ja ette poomi otsa kaamera. Ja kui kaamerad valida, siis tuleb ka teistsugune display sisse, tuleb 7-tolline, et on kohe pilt näha seal displeis. Ja Manito puhul kasutajasõbralikkus mängib väga suurt rolli nende tootel. On jällegi Easy Step kabiin, väga hea, mugav sisse astuda, ei löö põlve jalga ära. Sees on hea vaade, panoraamklaas, üleval on kaitse alati väljaspool. Võimalik on tellida ka ette esiklaasile siis väline võre. Kui peaks olema, et töö käigus võib juhtuda, et midagi kukub esiklaasi. Siin on tal nüüd siis peeglisooendusnupp, siis on režiimi valik ratastele, ehk siis kõik rattad pööravad ja mugav pöörderaadius alla 4 meetri. Tagumise rattad saab lukku panna, seda peab tegema maanteesõidul, sest ta läheb ju 40 km tunnis välja ja siis on külgsuunas liikumine ehk rabikäik. Siis jällegi seisupidur on tal automaatne negatiivne pidur, aga on ka siis hädaabipidurina välja toodud kang, kui peaks midagi juhtuma tavapiduritega, saab seda kasutada. Iste on tal grammeri õhkiste ja mugav. Joystick, käetugi, kõik liigub kaasa. Kui nüüd sõita kuskil põllu peal või kehvades oludes, siis ei juhtu seda, et joystick käest kuidagi eemaldub hetkeks. Panipaik, saab asjad ära panna, käsi kaas on tal peal
poomipehmendus, siis nii-öelda püsikiirushoidja ja siis ka püsitootlikkus on ta peal, juhul kui harja kasutada. Masinal peal konditsioneer, sisse-välja lülitada, temperatuuri valida ja ventilaatori kiirust reguleerida. Rool on seadistatav, hädaabinupp, langevarjunupp, kalibreerimiseks vajalik ja juhul kui tõesti on seda lisajõudu natuke tõstmiseks vaja, aga sellega peab arvestama, et siis võib masin üle käia. Siis seisupiduri valik, see on automaatne, siis praegu nii kui seisma jääd, läheb seisupidur peale. Siis hüdraulika nupud on sinised, on ette ja taha. Hüdraulika suunamine, et millist liini siis kasutab. Siis on automaatselt tal alati kahvlirežiimid, võimalik on valida koparežiim või siis rippuva lasti režiim, mis siis võtab tõstejõudu tunduvalt vähemaks. Siis oranžid nupud on nüüd käigurežiim, saab valida dünaamilise või mugava režiimi. Ja oli tal siis vaarju astmevaba kast, sõidusuuna valime joystikult edasi-tagasi ja neutraal. Siis on rullikud, alumine on mast välja sisse ja ülemine on lisaliini kasutamiseks. Siis tal on siin sensor nimetissõrme all ja eestikeelne menüü ise ütleb, kui on siis vaja, et pane käsi sensorile ja siis toimib hüdraulika, muidu ei toimi. Siis käsi gaas on peal, poomipehmendus on automaatrežiim ja siis on ka sundrežiim, kus on ta kogu aeg järgi automaatrežiimist, hakkab tööle alates 3 km tunnis sõidukiirusest. Siis on siin valikus ka mootori kiiruse salvestamine, saab mällu panna ja jõuülekande kiiruse piiraja. Siis saab joysticku välja lülitada vilkur, ohutuled, menüünupud, menüü on taas kord eestikeelne. Valikus on ka siis suurem display 7-tolline, kui näiteks kaameratega tellida, siis on kohe mugavama pilt olemas. Siis on automaatselt reverseeritav ventilaator, saab panna automaadi peale ja saab ka koheselt käima panna, kui vajutades nuppu. Ja automaadi peal siis seda aega saab muuta menüüs. Siis kahvlite liigutamise hüdrosüsteemist saab välja lülitada ja hüdrosüsteemi lisaseadme liigutused saab välja lülitada. Ja siis on EcoStop peal, seda vahemikku saab siis ise valida menüüst kuni pool tundi ja see on nüüd siis seesama, kus juht läheb välja masinast, siis seiskub masin kütuse kokkuhoiu mõttes. Väga hea asi. Siis panipaik. Istme taga on ka panipaik. Siis üleval on tulede lülitid, on poomituled, eestöötuled, siis on kojamees külje oma, tagumised töötuled ja udutuled.